tere! Räägime täna ühest tundest, mida ilmselt paljud meist on kogenud, aga millel on jube raske nime anda. See on keskpärasuse hiiliv normaliseerumine meie ümber. Ja see viibki meid kole asja tuumani. Oled sa kunagi tundnud, et oled nagu ainus, kes märkab, et asjad on kuidagi valesti? See paneb ju mõtlema, eks, et kas sina oled äkki liiga nõudlik või ongi midagi meie ühistest standarditest totaalselt paigast ära läinud. Vaatamegi seda lähemalt. Okei, et see teema lahti harrutada. Oleme selle jaganud 5 osaks. Kõigepealt vaatame, kuidas seda probleemi üldse ära tunda. Siis uurime, mis on selle põhjused ja lõpuks, mis võiks olla üks võimalik lahendus. Alustamegi siis esimesest osast, keskpärasuse lõhn. See on tegelikult üks päris võimas metafoor, mis aitab aru saada, kuidas me oleme selle standardite langusega peaaegu märkamatult ära harjunud. Mõtle korraks niimoodi. Sa astud tuppa, kus on, halb lõhn. Su esimene, täiesti instinktiivne reaktsioon on ju tagasi kohkuda, eks ole. Aga mis juhtub, kui sa sinna ruumi jääd? Mingi hetk su aju lihtsalt lõpetab selle lõhnasignaali saatmise. Sa lihtsalt harjud ära. Ja vot täpselt see ongi meiega kollektiivselt juhtunud. Me oleme selle keskpärasuse lõhnaga lihtsalt ära harjunud. Need asjad, mis kunagi oleks meid täiesti endast välja viinud või šokeerinud, on kuidagi uueks normaalsuseks saanud. Aga mis see keskpärasuse lõhn päris elus siis on? Need on pidevad hilenemised, ebapädevus, lubadused, mida kunagi ei peeta, üldine hoolimatus. Kõik need asjad on muutunud nii igapäevaseks, et me peaaegu ei pane neid enam tähelegi. See on lihtsalt taustamõra. Aga mis saab siis, kui sina oled see üks inimene, kes seda lõhna ikka veel tunneb ja julged midagi öelda? Ja see viibki meid teise osa juurde. Mis on selle sõnavõtmise hind? See on päris suur isiklik dilemma. See tekitab sinus täiesti meeletu sisemise konflikti. Sa hakkad kahtlema iseendas, omaenda tajudes, kas viga on minus või ongi maailm täitsa hulluks läinud. Ja see tabel siin näitab seda sotsiaalset hinda eriti hästi. Vaata, sina tunned, et oled lihtsalt siiras ja järjepidev, aga teised ütlevad, et sa oled jäik või liiga range. Sa tahad lihtsalt, et asjad oleksid loogilised ja mõistlikud, aga saad endale külge sildi, et oled see keeruline tüüp. Sinu püüdlus kvaliteedi poole, see tembeldatakse hoopis negatiivsuseks. Ja lõpuks läheb see surve nii tugevaks, et sa tunned, et pead peaaegu vabandama. Vabandama selle eest, et sa julged nõuda täiesti elementaarset austust ja järjespidevust. Aga tead, see ei ole ainult sinu või minu isiklik probleem. See keskpärasuse normaliseerumine on imbunud palju sügavamale, otse meie institutsioonidesse. See on loonud süsteemi, mis on ehitatud puhtalt inertsile. Tuleb tuttav ette, eks ole, suured ja uhked kõned, strateegilised plaanid, mis on tegelikult täiesti tühjad, keerulised Exceli tabelid, institutsioonid on saanud meistriteks tegevuse näilisuse loomisel, nad kasutavad sellist keelt ja meetodeid, mis on reaalsuses täiesti lahti ühendatud. Ja siit koorubki välja see kõige olulisem punkt. Me oleme ehitanud süsteemi, kus vastutus on täiesti hajunud. Need, kes teevad otsuseid, on tihtipeale täielikult kaitstud oma enda halbade otsuste tagajärgede eest. See kõik paneb ju küsima, miks me selle kõigega leppime. Ja see viib meid resignatsioonipsühholoogia juurde. Ja need põhjused on tegelikult palju sügavamad, kui esmapilgul tundub. Isiklikult tasandul on see allaandmine, see resignatsioon, tegelikult ellujäämise mehhanism. On ju vaimselt uskumatult kurnav olla pidevalt ärkvel ja võidelda maailmaga, mis tundub ebaloogiline. Nii et meie aju lihtsalt säästab energiat, andes alla. Ja kui sa oled grupis, on see surve veel kordades tugevam. Hirm olla see, kes välja heidetakse, see on tohutult võimas motivaator. Nagu siit näha, ongi see peamine põhjus, miks me pigem vaikime ja kohaneme. Me lihtsalt ei taha oma kohta selles sotsiaalses pundis kaotada. Ja vaata, see tsitaat siin juba 16. sajandist tabab asja naela pea pihta. Türannid on suured vaid seetõttu, et me oleme põlveli. See idee on ju geniaalne. See ütleb, et igasugused ebaefektiivsed ja kehvad võimustruktuurid püsivad püsti ainult tänu meie vabatahtlikule alistumisele, meie enda resignatsioonile. Okei, kui allaandmine on probleem, siis mis on lahendus? Ja ma ütlen kohe ära, see ei pruugi olla see, mida sa esimese hooga pakuksid. See lahendus ei ole mingi lärmakas protest tänavatel või pidev nördimus. Ei, nagu siit võrdlusest näha, siis me räägime millestki muust. Me räägime vaiksest mässust. See on sisemine,
teadlik keeldumine oma isiklikke standardeid langetamast. See on vaikne tugevus ja terve mõistuse taastamine iseendas. Aga kuidas see vaikne mäss siis päriselt välja näeb? Noh, siin on mõned sammud. Esiteks, lihtsalt keeldu sellest, et sind kohtataks nagu mingit objekti. Teiseks, kehtesta iseenda jaoks oma selguse ja mõistuse standardid. Ja kolmandaks, mis on väga oluline, räägi siis, kui vaikusest on saamas kaassüü, aga oska ka targalt vaikida, kui olukord seda nõuab. Sest lõppkokkuvõttes see kõige tõelisem mäss ongi võime säilitada oma enda selge mõtlemine ja eristusvõime keset seda üldistudu. See on võime jääda ärkvele, kui kõik sinu ümber kutsub sind magama. Ja see jätabki meid ühe viimase, päris provokatiivse mõttega, mida igaüks saab oma elus kaaluda. Kus jookseb see piir? Millisel hetkel muutub meie vaikus kaassüüks? Millal see, et me valime psühholoogilise mugavuse aususe asemel, teeb meist endist osa probleemist?